Tere! Minu nimi on Ahti ja mina kutsun teid Reginale külla. Kes Regina on? Regina on Tre Raadio saatejuht, kirjanik ja peale selle on tal siin Pärnu kesklinnas Rannarajoonis üks väga hubane pesa. Ja see maja on tüüpiline Pärnu puumaja ja see pesa on tõesti väga mõnus. Edagi ei ole. Tere! Tere! Me tuleme sulle külla. Te tulete mulle külla. Tule siia uksed mulle Tere! Te tulete mulle külla. Kaameraga külla. Lähme. No, lähme siis. Mulle väga mõnus pesa on sul. Aitäh. Jah. Jah, aitäh. Ja tead, mille järgi mina ise otsustan seda, et on mõnus või ei ole. Mulle meeldivad puupõrandad. Ma olen, ja, aga just puupõrand. Ja on kahte sorti. Üks on see uus, mis on pandud, eks ole. See on selline külm. Tal ei ole veel lugu sees. Tal ei ole. Aga sellel põrandal on lugu sees. Tead, tal on tõesti. Tal on lugu sees. Noh, nad on nihukesed lauad ja sellised suured jurakad, ära lihvitud, siis mõnusalt ära värvitud, ei ole paks värvikiht, vaid ta on nii hea, Oi, seal oli paks värvikiht. No muidugi oli, ma tean, mis siin oli. Selles mõttes, et ma olen selliseid põrandaid näinud, aga selline põrand on minu lemmik. Ja ma usun, et paljudel astud jalaga peale ja sa tunned, sul on hea olla. Tead, aga oli siuke huvitav juhus või lugu, et algselt oli siin laminaat maas. Ja siis, no jah, on ju. Ja siis Allan natukene kartis, et kui me selle laminaat ära võtsime, see oli paks soojustuskiht, et äkki läheb põrand jahedaks. Vastupidi, laminaadiga tuli nii külm, siin oli paks soojustuskiht vahel. On ju, võtsime selle ära, tavaline, ma isegi ei tea, mis siin all on, muld või mis siin on all. Kelder on. Nii soe, osaliselt on kelder ja, aga ta on nii soe, sõltumata sellest. See on see puit ja see annabki seda sooja ja terve korter on pool puiduga, no mõnus on, hubane on. See pisike pesa siin Pärnu kesklinnas. Siit on igal, randa 10 minutit umbes minna, kesklinna poodidesse 10 minutit, igale poole põhimõtteliselt 10 minutit, auto võid rahulikult ära panna parkimismajja ja ongi kõik. Miks ma seda räägin? See korter on sul mõeldud ju külaliskorterina. Suveperiood on tulemas ja oi, kui palju inimesi tahab tulla Pärnusse ja tahab hääd mõnusat pesa. Siin on üks, kuidas sa välja annad teda? Meil on variant, me paneme ta Airbnb-s ülesse, et on nagu seal olemas ja läbi e-kirjaga saab ka kontakti võtta, et e-kirja aadressid on unaregina8@gmail.com või siis a.jaakson@gmail.com. Aga ma arvan, et see Airbnb on kõige nagu lihtsam, kuna see on selline nagu üldine süsteem, kus siis nagu igaüks ka välismaad saab nagu kirja panna ennast, eks ju. Tead, selle korteriga on nagu nii äge lugu, et me otsisime pikalt sellist mõnusat pesa endale, puhkusepesa. Ja me käisime läbi vist mingisugune 10 korterit 2 või 3 aasta jooksul. Ja tõesti, mul olid algselt nagu teised mõtted, mis mind rohkem paelusid. Aga kuidagi nagu ei sobinud üks ja teine nagu mõlemile nii-öelda. Ja siis lõpuks, kui me tulime seda vaatama, see ei olnud minu esimene valik, sest et ta nägi hoopis teistsugune välja, täiesti teine oli. Ja kõik see nagu need tööd, mis siin tehtud on, tapeetimisel oli mul õde abiks näiteks ja kõik need puidutööd on Allan ise teinud, et meil on hästi palju nagu ka ise, need värvimised oleme ise teinud, põranda lihvimised oleme ise teinud, et kõik need, mis me siin nagu teinud oleme, see on ikkagi puhtalt oma kätega ja see annab vaata seda sellist nagu ka päris hinge asjale. See paneb sellele asjale hinge sisse, see on sul õige, täiesti. Ja jupp aega me mõtlesime, et ta ongi meil nagu lihtsalt meie enda sükene pesakene, aga kuna me ei käi siin nii tihti, siis ma mõtlen, et võib-olla keegi, kes tahab ka Pärnus puhata, leiab sellise nagu armsa pisikese Pärnu paradiisi, kus ta tunneb ennast nagu, et ta on tõesti oodatud ja saab ennast nagu siin nagu akut maha laadida ja uuesti heas energias ära minna, on ju. Et loominguline õhkkond, jah? Inspiratsiooni tuleb? Jaa, tuleb. Palju sa siin oled oma 3 raamatust kirjutanud? Siin ei ole, sest et see korter tuli meile hiljem, aga nüüd ma kirjutan kõige magusamale viljale, mis on mul 2-osaline, 3. osa. Nii, need esimesed 2 osa. Üks on alistumine ja teine on põimunud hinged.
ja kolmas tuleb nüüd Maine jumalanna. Ahah. Ma jäin mõtlema, tähendab, kas ma olen sul neid raamatuid lugenud. Oma teada ma olen neid lugenud. Ma usun, et sa oled kindlasti Koomo Järverast lugenud. Seda ma olen lugenud. Aga neid kahte esimest, mis sa mainisid ja millele nüüd järg tuleb, seda ma olen ka. Neid kahte ma olen ka lugenud. Ja tead, kui ma hakkasin neid lugema, siis ma vaatan lihtlause, lühikesed laused. Ja siis mul oli hea meel. Issand, kui hea. Ei, lühikesed laused, ta ei kiusa mind nii pikkade lausetega nagu Tammsaare, et kui ma lõppu jõuan, siis algus on juba meelest ära läinud. Palju sul nüüd nendes raamatutes ennast on? Ma kartsin seda küsimust. No see küsimus tuleb nii või teisiti, sellepärast, et tegemist on, kuidas sa ise neid nimetad? Erootilised. Nii, ja nüüd palju sul ennast on? Muidugi on. Aga no mitte päris üks ühele. Et selles mõttes, et tead, kui palju ma olen kuulnud seda, kui tullakse tutvusringkonnas rääkima. Et lugesin, kogu aeg jooksis silme ees sinu pilt, siis mõtlen, et issand ju. No aga sellega sa pead leppima. Ise kirjutasid ja ise oled müüki pannud selle raamatu, siis sa pead sellega lihtsalt leppima. Tead, kuidas ma kartsin esiti, kui ma seda välja andsin esimest osa. Mul see looming, ühesõnaga sellega oli nii kummaline lugu. Ma teadsin, et ma tahan saada kirjanikuks. Teadmata, et mul on mingisugust ideed, mul pole mitte ühtegi ideed, ma tahtsin saada kirjanikuks. Ja siis järsku, ma arvan mingi pool aastat või mingisugune hetk hiljem, hakkas mul peas film jooksma. Ja seda, mida ma nägin, selle ma kirja paningi. Lihtsalt. Ja siis ma ka veel ei olnud nagu seda meelde, et ma hakkaksin kirjanikuks, sest et see lihtsalt oli midagi, mis mu seest välja tuli. Aga siis ühel hetkel elu viis mind kokku toimetajaga, kes vaatas selle üle, ütles, et issand, et see on siuke žanr, mida meil ei ole tehtud, et kindlastana sai raamatuks. Ja nii temast siis raamatud nagu päriselt said sellest mõttest ja sellest ideest nii-öelda. Ja täna ma mõtlen, et issand, kui äge. Ma vaatan need raamatud ja ma ei usu, et mina olen kirjutanud need. Need on nagu, ma näen Regina Jaakson on peal, mina olen Regina Jaakson, aga ma ei suuda nagu kokku panna, et see oleks minu seest tulnud looming. See oli nagu kingitus, kuna ma tahtsin saada kirjanikuks, siis mul anti see nii-öelda lugu, millest siis nagu kirjutada, et ma saaksin kirjanikuks, eks. Ja see on nagu niigi segane, aga äge ikkagi. Äge ikkagi, tähendab, neid raamatuid tuleb lugeda. Kuidas see kirjanikuks olemine raadiotööd mõjutab või raadiotöö kirjanikuks olemist mõjutab? Kuidas nad teineteist kas toetavad või ei toeta? Ma arvan, et mõlemad on hästi loomingulised. Selles mõttes on nad nagu ikkagi ühe inimese erinevad väljundid. Ja kindlasti raadiotöö aitab toetada kirjanikku, kui ta on nõus ennast reklaamima. Ehk et nagu on, mul oli siiamaani tõesti hästi keeruline nagu kuidagi ennast reklaamida, et ma olen nagu raamatute autor, sest et see oli justkui selline, et issand, kuidas... Et ei sobi või? Et kui ma olen saanud sellest väikesest nagu hirmust võib-olla üle või, et nagu kuidagi imelik ennast reklaamida. Et siis ma arvan, et kaks asja väga hästi toetavad teineteist tegelikult, eriti just nagu raadiotöö kirjaniku tööd nii-öelda, kus siis nagu tulevad erinevad inimesed, kes käivad ja iga üks kuidagi siin mõjutab, on ju paratamatult intervjueeritavad, annavad kõiksugu oma mingid nüansse juurde, eks ju. Et ma ei saaks nüüd öelda, et ma üks ühele kelleski nagu kirjutan, aga kuhugi see info ikka talletub ja salvestub, eks ju, et ega inimesed on nagu akupangad, vaata, eks ju. On küll. Et see info ju jääb, on ju. Et selles mõttes nagu jah, et kindlasti need teineteist toetavad. Ma olen mõelnud mitu korda selle peale uudiste kirjutamine. See on omaette maailm, tähendab, ega uudis peab olema ju lühike, lööv, arusaadav, kogu lugu. Ja mulle tundub, et võib-olla mingil määral on see sul ka raamatutesse üle läinud. See lühilaused, ei ole pikka eietamist, plaks, kõik. Ja ma pole seda kunagi nii mõelnud. Aga võib-olla tõesti. Võib-olla küll, jah. Võib-olla tõesti ja see on tulnud nagu suureks trumbiks, sest tänu sellele on ka need raamatud hästi lihtsad lugeda. Need lähevad ruttu. Lähevad küll, jah. Et see lühilause ja sisu, need toetavad teineteist, need lähevad ruttu ja siis kuidagi tõepoolest. See on nüanss, mille ma pole mõelnud, et äkki tõesti on see sama uudiste kirjutamine kuidagi üle tulnud minu isiksuse omaduse näol siis ka kirjanikule, eks ju. Mis võib olla päris äge. Ja juttu jätkus kauemaks.
Nii võib Pärnu paradiisis vabalt juhtuda. Saad selles isegi veenduda, lihtsalt broneeri endale majutus kas e-kirja aadressil unaregina8@gmail.com või a.jaakson@gmail.com või telefonil 56 98 30 59. Lisainformatsiooni leiad ka Facebookist. Vaata Una Regina.